tere ilusat laupäeva õhtut, hakkame vaatama saali jalgpalli ja meid ootab ees tõeline põnevuskohtumine, kui koduvõistkond Tallinna FC Punker mängib Tartust külla sõitnud Tartu Ravens futsali vastu. Minu nimi on Lauri Välja ja toon selle põneva saali jalgpalli 10. vooru kohtumise teieni. Vaatame, milliste meestega võistkonnad täna välja lähevad. Mõlemad võistkonnad on rivistunud pealtvaatajate ette, keda on täna siia tulnud päris palju, hakkab oma mängu tema palli üles ehitama, mis on ka selge. Jääb Nuukovilt nüüd keeb pall latis ära ja 1-0. Punker läheb mängu juhtima 3. minutil, kui värava lööb number 20 Marek Naal. Ja jääb nüüd nagu natukene ootama kohtuniku poole käsi ja nüüd lööb ära. Punker läheb mängu 2-0 juhtima ja värava autor Pavel Rubel. Ja jah, ei saa siin jääda niimoodi käsi laiutama. Suure väljaku jalgpallurid ja nüüd ei ole varianti ka. Tundub, et Punker on täna minemas oma teed, siin on seis 3-0, meil on 7 minutit mängitud ja värava autor taas Marek Naal. Samas Punker leiab täpselt need söödud üles. Mänguseis on 4-0. Punker läheb ja lööb ära Anton Pevning. Nii et siin tundub täna väga. Võtab palli ja lükkab omadele. Ja nüüd hästi längiti läbi 1-2 ja lööb ära Punker. Mänguseis 5-0. Mark Ivanov paneb väravasse palli ja Punker juhib seda mängu 5-0. Punker on juba kõmmutanud, ma arvan, 20 korda kindlasti värava peale. Ja nüüd hea Bruno värav ees, on olnud sellise variandi lööb ära. Bruno näeb taeva poole ja mänguseis 6-0 saab oma esimese värava kirja. Ja nagu brasiilastele omane lähevad näpud ettepoole ja nüüd oi, kui hästi tõmbas jalga vahelt. Võitis ka minu ees olevad pealtvaatajad korra ahetama, aga ei. Punker saab võimaluse ja pannakse järjekordne pall võlku. Number 11 Artur Põstrov paneb mänguseisuks 7-0 ja Punkeri peatreener lööb lihtsalt patsu oma meestele varumeeste pingil, sest et mida tal lisada on. Võistkond mängib nagu kulda, väravad tulevad. Ja nüüd siin peaaegu astus Punkeri väravat üle, kuid juba Stühv läheb 1-1 ja lööb ära. Stühv lööb ära, seis 8-0 näitab ka, et ühe silmaga lõi. Saide siit eelnevast olukorrast paugu vastu silma, aga ei saa seda takista. 1 silm, 2 silm, vahet ei ole. Ja lööb 9-0. Tundub, et tegemist on oma väravaga. Läks sealt number 3 Mark Ivanov löögile, kuid jah, jällegi nagu olen paar korda öelnud, ilmestab. Mängivad siin, üritavad midagi, ma ei kujuta ette, mis nende meeste peas toimub. Siin lüüakse täna puur täis. Bruno paneb oma teise ja mänguseis on 10-0 siin. Peatreener Punkeril lööb lihtsalt patsu, üks käsi taskus, lööb lihtsalt patsu oma meestele pidama ja ei jõuta mingi löögini. Nüüd saab Savikink ja löövad ühe värava lõpuks tagasi. Lõpuks löövad ühe värava tagasi ja Savikink paneb varbaga laksu teele ja ei jää täna Ravens 0 peale, saavad esimese värava kirja. Eestis toimumas on väga ja nüüd samal ajal kui mina räägin Eesti koondise mängudest, lööb Bruno oma 3. värava ja nüüd hästi suudetakse 3-2 minnakse ja hästi ja lööb Savikingi ja lööb Miklas, lööb teise värava Tartule. 11-2 on mänguseis. Seda on hea meel näha, et ei antud alla, tuldi Rummu Dünamo vastu. Ja see kohtumine on täna siin lõppenud. Punker võtab kindla 11-2 võidu, kui siin selles spordikeskuses sõidetakse konkreetselt